Telehommik võtab nüüd ette ühe põneva teadusteema ja Kristjan käis avastusretkel, ma saan aru, nii Mustamäel kui Maardus selle jaoks. Ja ma käisin vaatamas, kuidas üks Eesti rohetehnoloogia ettevõte suudab CO2-st toota grafiiti. Euroopa Liit on valinud üheks oma prioriteediks rohetehnoloogiate arendamise. Eestiski on ettevõtteid, mis sellesse väga aktiivselt panustavad. Mattias, mis asi on SmartCap ja kuidas see aitab rohetehnoloogia ettevõtteid? SmartCap on Eesti riiklik fondivalitseja ja meie peamine missioon on arendada Eesti riskikapitaliturgu ja täita turutühimikke. Meie fookus on toetada teadusmahukaid eksportivaid ettevõtteid. Ma arvan, et hea näide on siin kindlasti meie rohefond, kaitsefond ja ka riskikapitalifond. Rohefond on Euroopa taasterahastu Next Generation EU investeeringute tegemiseks mõeldud. Me toetame fookusvaldkondades nagu keemiatööstus, toiduainetööstus, energeetika, transport, Eesti startup'e. UpCatalyst on väga hea näide meie investeeringust. Me aitasime oma investeeringuga teadlastel ülikoolist reaalne idee praktikasse tuua ning leida ekspordivõimalusi. UpCatalyst tegeleb siis süsinik nanomaterjalide ja grafiidi ja ka carbon black'i valmistamisega. Tooraineks kasutame süsihappegaasi ja nad on kõik erinevad toorained tegelikult, mis on täna erinevates seadmetes, erinevates asjades on kasutusel. Saad sa näiteid tuua näiteks? Saan näiteid tuua. Näiteks, et süsinik nanotorud on täna tegelikult kasutusel juhtivate lisanditena akudes. Grafiit on tegelikult... No mul pliiatsi süsi tuleb ka meelde. Pliiatsi süsi tuleb meelde. Ma arvan, et see autopidurid on ka grafiidist, eks ju, et ka üks põhiline koht, kui grafiiti tänapäeval läheb, siis on ka autoakud. Ühes autoakus on keskmiselt 60-70 kilogrammi grafiiti. Milleks carbon black'i kasutatakse? Carbon black'i on mida iganes. Kõik, mis te näete, et on musta värvi tegelikult. Seal kõik sisaldab carbon black'i. Kaasa arvatud mu teksapüksid? Kaasa arvatud tõenäoliselt, kui su teksapüksid on värvitud siis carbon black'i põhise musta nii-öelda pigmendiga. Üks suurim koht, kuhu carbon black'i tegelikult läheb, on autorehvid. Aga toodetakse täna hästi palju ka siis sünteetilist grafiiti ja see nii sünteetiline grafiit kui carbon black, see kõik tuleb siis naftakeemiast. Mida UpCatalyst teeb teistmoodi kui muud maailma, ma ei tea, juhtivad grafiiditootjad? UpCatalyst valmistab siis maailma kõige rohelisemat ja kõige siis jätkusuutlimat süsinikmaterjali ja meie teeme neid materjale puhtalt siis CO2 gaasist, mis jääb järgi erinevatest keemiaprotsessidest, erinevatest põletusprotsessidest, erinevatest siis ka fermentatsiooniprotsessidest, ka kääritamise protsessidest tekib CO2. Ja see kõik tegelikult koguneb meie atmosfääri ja tekitab meile sellise nii-öelda kasvuhooneefekti ja tekitab meie kliima soojenemist. Et me tegelikult võtame ära midagi halba ja teeme sellest halvast midagi head. Ma olen jõudnud nüüd Mustamäelt Maardusse ja tegelikult on põnev mõelda, kuidas pealtnäha täiesti märkamatutes laohoonetes Tallinna lähedal tehakse maailmatasemel tippteadust. Kui ma kuulsin esimest korda sõna reaktor, siis mulle kangastus ikkagi silma ette mingid sellised suured, massiivsed hooned, tuumareaktorid. Ma ei osanud ette kujutada, et see võib ka mahtuda ühte merekonteinerisse, kui päris aus olla siin Maardus. See nüüd on pilootreaktor, kus me saame siis valmistada mõned kilogrammid süsinikmaterjali päevas. Siia sisse siis tulebki teisest otsast puhast CO2. See lähebki nii-öelda siis sellesse meie sula-soola-reaktorisse. Kuskile siia läheb mingi sool? Kujutame seda ette, kui tegelikult on vann, täidame selle vanni soolaga, kuumutame selle vanni ülesse kuskil 600-800 kraadini. See sool muutub täiesti vedelikuks. Sisse paneme siis elektroodid, anname nendele elektroodide elektrit ja pumpame sinna vanni veel omakorda, mullitame sinna sisse siis CO2. Ja tekib selline reaktsioon, et see CO2-st siis see süsinik siis hakkab
kasvama nende elektroodide külge. Ehk siis, kui ma tegelikult ideaalis see töötaks, siis tegelikult käiksin kolakas ja ma saaksin võtta siit selle tüki välja. Põhimõtteliselt küll, jah. Algust on kuum, aga jahtub maha. Palja käega ära võtta. Algust on kuum, pärast jahtub maha ja siis võtame ta välja ja siis me lähmegi tema nii-öelda puhastama seda. See siis on materjal, mis on tulnud otse sünteesist. Ta on nüüd maha jahtunud, aga siin on nii-öelda soola veel hulgas. Seda me peame hakkama nüüd järeltöötlema. Ja siis vaikselt hakkame nii-öelda kemikaale lisama ja ta hakkab reageerima, juba tegelikult näete. Ja nüüd me nii-öelda eraldame siis selle meile mitte sobiva materjali. Sool läheb sealt ühte kohta, grafiit läheb teise kohta. Ja sool läheb sinna vedelikku. Selline ta tuleb nüüd pärast esimest töötlust. Ja seda on meil võimalik veel nii-öelda edasi töödelda. Ehk et üks võimalik produkt on veel dispersioon ja seda selistavad nii-öelda eelkõige akutootjad. Aga arvestades seda, milline see tulevikus vajadus võiks olla, ma kardan, et sellega enam ei kata seda vajadust ära. Seda tuleb täna tegelikult suures maastaabis ju olemas ei ole. Meil ei ole võimalik osta seda valmis reaktorit kuskilt kellegi käest. Me ise peame selle disainima, ise peame selle välja mõtlema, ise teeme sellest siis nii-öelda järgmiseid skaleeringuid ja lõpuks siis on eesmärk see, et meil on oma tehas, kus meil on siis tükk maad palju suuremad reaktorid ja oleme märkimisväärne tootja siis Euroopa turule akude toorenite osas. Me seisame selle koha peal, kus lähitulevikus oleks juba suurem reaktor. Ja see on juba siis sellest merekonteinerist ütleme 4-5 korda suurem. Kui me täna suudame maksimaalselt võib-olla selle jälle reaktoriga toota 2 tonni süsinikmaterjali aastas, siis järgmise seadmega peaksime tootma juba 20 tonni. Kui vaadata üldse rohetehnoloogiatele otsa, kui perspektiivikas see kõik on? Ma arvan, et Euroopa on võtnud selles osas väga selge suuna, samuti ka Eesti. See on kindlasti valdkond, mis areneb väga kiiresti ja me tahamegi olla positsioonis, kus me 10-20 aasta jooksul oleks ka Eestist midagi eksportida. Me oleksime energeetiliselt ja materjalide koha pealt sõltumatud. Tundub isegi veider mõelda, et millestki nähtamatust, mis asub kuskil ballooni sees, on võimalik midagi niivõrd käega katsutavat välja sünteesida. Ja tegelikult on isegi natukene hirmutav mõelda, et me seda endale võib-olla ka igapäevaselt sisse hingame.